on Dia portaal V18. Otsige üles sealt. Eile ma osad arvutitega testisin ära, kõigiga ei jõudnud. Siis vaatame, kas on mingid tehnilisi probleeme ka tekib või mitte. Kui nendes videotes, mis siin on näidatud, et teete programme eraldi, siis meie teeme kõik programmid ühe programmi sisse. Selle eelis on see, et te saate vaadata, mis te olete eelmistes programmides teinud. Aga algne käivitus, ülesehitus on pisut keerulisem. Seega algust peate natuke rohkem jälgima. Nii, siuke pilt peaks siis ees olema. Siit valime Create New projekt. Kataloog jääb Automation. Documents Automation, seda te ära ei muuda. Ja siia panete oma siis rühma nime ja nii edasi, et te teate, et see on teie ja teie panete lihtsalt lõppu siis oma nime ka, et on teada. No teie teete nüüd nagu kahe, et siis see võib iga kord sama arvutit, ma ei pea. Seda kuskil on üks õpetusvideo ja ma näitan siis ka ära, et kuidas programmi faili arhiveerite ja panete endal koolil, vaatan see Google Drive, vaat see Google Drive'i. Kui te võtate sealt uuesti selle faili, see on olemas. Et kes iga kord uue tahab teha, siis ei ole probleem. Aga mina nagu eelistan, et teete vana järgi, siis te saate sealt vaadata ise, mis te olete teinud. Ma ütlen teile vahest, et ma ei tea, et küsite mingi küsimuse, et kuidas seda teha, siis ma ütlesin, et ma ei tea, vaata ülesannet sellist, number see. Saate ise sealt uuesti järgi vaata, mis te sinna kokku kirjutasite. Ja ongi selgem. Nii, nüüd vajutate siia paremasse nurka Create. Edasi võtate Devices ja Networks. Ja võtate siit alt Add New Device. Siit võtame Simatic 7200. Ja proovime siis minna seda teed pidi, et otsime üles selle kontrolleri hiljem, mis kontrolleri me nii-öelda nagu ära ühendame, ehk siis võtame selle unspecified kontrolleri siit alt. Teised on need C++ omad meest. Hakkab pihta jälle mingi license'i jama. Mida paganamat see license'iga? Aha, näed, ma olen vales Wi-Fi's. Sellepärast. Wi-Fi peab olema automaatika. Sealt saab litsentsi. Nii. Firmware võtke 4.4. Ma ei mäleta täpselt, mis mul see versioon oli, aga 4.4. Me jätsime siis, ühesõnaga otsime unspecified. Nüüd peaks tegelikult ära ühendama kõik kontrollerid. Ehk et võtke kapist endal kontrollerid, siis on standid. Siis võtke sealt viimasest kapist kontrollerid ja ühendage kõik standide peale ära, siis me saame hakata neid otsima. Nüüd vaadake oma see MAC aadress, jätke meelde või vaadake, missugune see on. Selle järgi te läksite arvutitega juba kohe sinna ära või okei, siis on ta natukene raskem siia teleka ekraani peale näha. MAC aadress, tähtis. Võrk peab olema ühendatud, mitte arvutiga, vaid võrk peab olema seina külge ühendatud. Et kõigepealt proovime, kas me saame ta niimoodi tööle. Võib-olla kõigi arvutitega ei saa, siis vaatame, kuidas me siis lõpuks jääme. Siis automaatika ja Wi-Fi peab olema sisse lülitatud. Ja vaatame, nüüd on siin detekti nupp. Vajutate detekti peale. Valite PNIE, Start Search. Ja ta peaks leidma nüüd Robicona kontrollereid. Minu oma on olemas. Nüüd MAC aadressi järgi saate teada, milline on teie. Selle järgi valite nüüd õige. MAC aadressi järgi valite. Sest IP aadress võib olla kellegi poolt ära käkitud. Et minul on teada, minul on 61. Mina valin selle kontrolleri
ja nüüd peate ise valima, milline on teil. Ma näen praegu, et kõik kontrollerid ei saa kindlasti võrgus olla, sest mul on ainult 4 tükki neid siin. Siis vajutad siit detect. Ta peaks mõningase mõtleseme peale leidma ülesse. Nii, küsib connect. Ja nuputab jälle midagi otsida. Nii, ja siis ta hakkab küsima neid parooli asju. Seal versioon 18 on veel natuke lihtsam. Me lihtsalt ei pane mingit parooli, me võtame selle linnukese maha. Et ärge mingit paroole kuskile toppige, muidu pärast on mul võib-olla liiga palju tegemist, et ma pean mingid paroole hakkama maha killima sealt. Nextiga edasi. Ülejärgmisel lehel on PLC Access Protection. Siit valite ka Full Access No Protection. Ja veel Nexti. Ja Finish. Ja nüüd on teil kontroller olemas. Nii, siis kontrolleri peale vajutades parem nupp saate võtta Properties ja siis see alumine riba, mis siin on, siin te näete oma seda IP aadressi ja siis me teeme siit, kus see Protection meil on, Protection Security, siin on nüüd see olemas, mis teil muutmata jäi, ilmselt teil jäi see muutmata. Access level. Nii, ja siis otsige üles siis System and Clock Memory, et jätke see siis ka meelde. Pange see ka kohe paika ja pange see number kuskile kaugele otsa. Minul on lihtsalt endal jäänud sisse, et ma panen 900 ja 901 need numbrid. Mõte on selles, kui te peaksite kasutama M-registreid ja see on kuskil ees otsas, siis te võite ühel hetkel komistada selle otsa, et te kontrolleri ei ütle, et te kirjutate ülekatvusesse oma kuskil programmi sees, siis tema sulle seda ei ütle, et see on sul juba tegelikult kuskil kasutatud. Ja täpselt sama on see, et kui näiteks valid, et mulle meeldib kasutada mingil põhjusel 901.3, siis see lihtsalt vilgub sul kogu aeg ja sa ei saa aru, mis kurat see programm teeb. Mina panin nad lihtsalt kaugemale, sa ei pea seda numbrit kasutama, aga sa pead teadma, kuhu sa selle paned. Esimese korraga, kui te nüüd kontrollerit praegu kasutate ja samamoodi, kui te tulete järgmine tund, võtate selle kontrolleri kasutusse, siis keegi teine on selle kontrollerit vahepeal kasutanud ise, mis sest, et te võtate oma programmi, aga teie programm ei ole seal sees. Ja clocki muutmine ja IP aadressi muutmine on hardware'i settingud. Ehk esimest korda peate te laadima sisse või tegema ära kõigepealt compile'imise, kus on siis hardware and software või siis kui üldse ei taha need asjad toimida, siis peate need ükshaaval tegema. Ma loodan, et praegu õnnestub, kui me teeme need kombona. Siin all ribas programm näitab, kas sul on mingid errorid või mitte. Ta näitab praegu mul mingit warningut, sest mul on protection level määramata. Me siin koolis ei hakka sellega praegu mässama. Compile hardware and software. Ja. Ja järgmiseks, kui see on läbitud, võtate download to device ja samuti hardware and software. Siis ta võib küsida tegevust uuesti võrgukaarti ka, millise võrgukaardiga üles PLC asub ja võib küsida uuesti PLC, et kuhu peale laadida. Et siis vaadake, et te naabri PLC peale ei lae oma programmi. Naaber võib kurjaks saada. See tuleb nüüd lahti siis, kui sa võtad siit selle download to device ja hardware software. Vaata algul tegime compile'i ja siis võtsime download to device. Ja siis ta hakkab sul pärima järjest. Praegusel juhul minul, ta võib kõigil, siin maal võib nüüd kõigil käituda jumala erinevalt. Minul ta lihtsalt ütleb, et siin on mingi teine programm peale, et kas me kirjutame selle vana programmi üle, näitab sinna andmeblokki ja nii edasi. Jah, me kirjutame selle üle. Siis ta küsib veel, kuna me teeme hardware software'i laadimist. Siis küsib, ühesõnaga seda saab teha ainult niimoodi, et tuleb lubada stop all, ehk ta paneb PLC seisma.
peate lubada, ma siis jah, stop all moodulid ja load. Ja, vajutas nagu continue peale. Ja uuesti tahab küsida ka start moodulid. Samuti peate lubama. Nii, ja minul õnnestus nüüd kõik see sisse laadida. Nüüd siin üleval riba peal on Go Online nupp. Vajutan selle peale. Ja vasakus menüüs peaks minema kõik mummud roheliseks. Õnnestus. Minul on programm sisse laetud.